kell 14:10 sõitis meie poodi, värvipoodi sisse Audi sõiduauto, mis oli terves auto ulatuses oli ikka värvipoes sees. No kahju on praegu välja selgitamisel, aga eks te näete siin ise, et vetriinglaasid 2 tükki on, kus ta läbi sõitis ja siis elektrisüsteemi kontrollides küttesüsteem radikas oli maha sõidetud, vesi jooksis välja, seda taastati kohe samal päeval, et kütte tagasi panna ja õnneks siin midagi lahvatusohtlikku ei olnud ega muid elud ei olnud ohus, mis oli kõige tähtsam, et inimesed kõik olid elus ja terved, nii autojuht, kes siit risu alt siis päästeametnikud ta välja tõid ja meie poejuhataja, kes oli 2 meetrit sellest autost kõrval. Ta oli ka šokis, kui ma siin pool tundi hiljem tulin, siis olid kiirabi ja päästeamet ja politsei ja olid juba kohal. Eesti Liikluskindlustuse fondi statistika kohaselt on viimase 10 aastaga kasvanud eakate juhtide ehk vanuses 65+ põhjustatud liiklusõnnetuste osakaal 70%. Kuigi kõige rohkem põhjustavad õnnetusi hoopis kuni 26-aastased autojuhid. Täna saab juba Kuressaare veidra õnnetuse tagamaid avada, et mis siis eakal mehel tegelikult ikkagi juhtus. Peale õnnetus siis on selgunud asjaolud, et miks see õnnetus toimus, et õnnetusjuhtumiga tegu oli, et sõidukiroolis oli väärikas east meesterahvas, 90-aastane ja õnnetuse põhjuseks, mis ta ise selgitas, et oli parkinud enda sõiduki parkimiskohale, hakkas kaupluse parklast välja tagurdama, vaatas selja taha, ilmselgelt vanus ei ole enam see, et keeras ta ennast koos kehaga, et piduripedaalilt jalg ära libises ja ta isegi gaasi ei vajutanud, et sõiduk üle äärekivi sinna kauplusesse sisse hüppas, et niimoodi see toimus. Et kontrollimise momendil juht oli kaine, omas vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust. Kas see on nüüd see koht, kus tuleks vaadata perearstide poole ja küsida, miks te annate tervisetõendeid eakatele inimestele, kes silmnähtavalt roolis enam hakkama ei saa? Aga ei, see oleks väga ebaõiglane, sest tegelikult on ülisuur roll ka eaka inimesel lähedastel. Seadus ei keela meil anda tõendit 6 kuuks, aastaks, 2 ja seda me praktikas rakendame ka. Aga vanemas eas samamoodi, kellel on ikkagi habras tervis või niisugune ettenägematu, et mis selle tervisega saama hakkab või et ootame, vaatame, teeme aastaks, teeme 2, vaatame, kuidas selle tervisega läheb. Et me kasutame seda igapäevatöös küll. On ka olnud neid lugusid, kus ma eakale inimesele tervislikel põhjustel ei väljasta tervisetõendit ja siis mõne aja pärast ta tuleb ise autoga meile vastuvõtule ja siis pereliikmetelt küsides, et ta tegelikult juba meil mitu aastat ei tohi sõita, et kuidas siis nüüd niimoodi läks, siis umbes laiutavad käsi, et mida meie siis teeme või kuidas ma talle siis ütlen, et tegelikult auto on ju väga ohtlik asi ja kui sellel inimesel mis iganes põhjustega kaob kontroll selle suurel kiirusel liikuva sõiduki üle, siis see on ohtlik ju sellele patsiendile ja võib-olla mitmetele teistele inimestele ja seal tuleb ikkagi pereliikmetel ka natukene nagu selgroogu näidata ja võib-olla natuke kurja häält teha võib-olla ka.